Hei rahvas, Laurein alles sätib ennast, aga ma olen juba valmis. On aeg. Ma ei ole üldse valmis, ma käisin tuigerda muga tee peale, ei tohi kõrvale ikka vaadata. Noh, ja siis mina üritan kogu aeg ilusti sõita. Ja sina filmid. Ja ma saan hakkama. No eks ma üritan ka siis. Sest mehed oskavad rohkem multitaskida. Ei nõustu. See oligi triggerdamiseks teile kõigile. Võib-olla siis väike update, mis me vahepeal teinud oleme. Tegime siis, Toni oli haige. Nüüd ma võin öelda, me olime tuulerõugetes siin korda mööda. Mul hakkas jõulude aeg ja siis keegi ei teadnud Toni perekonnas ka, et kas Tonil on olnud. Ja täpselt 16 päeva ja siis hakkas Tonil täpselt sama jama. Ja minul oli ta kõvasti hullem. Jah, sul oli... Või noh, hullem selles mõttes, et mul olid nagu reaalselt need punnid igal pool. Ja ma mõtlen igal pool. Ei olnud igal pool ju. Mitte igal pool, aga igal pool. Et siis, jah, me olime mõlemad haiged tuulerõugetes. Ja siis mul tuli keskkõrva põletik sinna otsa veel. Ja siis ma kukkusin vahepeal. Oi. See oli jube. Okei, see on vana asi juba. Seda te juba teate. Seda te juba teate. Aga noh, nüüd ma juba siin ootan veebruarit. Me ootame. Enne ma ootasin jaanuarit, nüüd ma ootan veebruarit. Nüüd me ootame juba kevadet. Me oleme valmis selleks. Jah, siis mul on sünnipäeva kevadel. 11.03. See on Tonil vist peale surmuga meeles. Igaks juhuks. Ma tulen kummitama teda muidu. Muidu juhtub asju, kui see meeles ei ole. Nii et mehed, hoidke kuupäevad meeles. Ja vahepeal käisime veel ka Dinneril. Õhtusöögil. Toni Popsi ja Eglega. Oli väga tore. Oi, see pilk oli hea. Seal sai igasugu pulli. Hästi tore oli. Ja tuliveed soovitame. Toidud on head ja teenindus on hea ja kõik on hea. Kõik oli hea. Kõik, oota, lõpp hea, kõik hea või? Jah. Me oleme juba, ma ei tea mitmendat korda IKEAs, aga me alles avastasime, et siin on mingi allahinnatud toodete sektsioon. See on kole või? No nii rahvas, kas see on kole? Nii, kõik on reisist väsinud. Ma olen sinust väsinud. Okei, vahet ei ole. Aga... See oli nali. Aga... Siin on väike ostukorvitšek, mis me Tallinnas saime jälle. Kõige olulisem kaktus. Very nice, very beautiful. Nii, järgmine. Toni ja tema mingid minutid. Ma sain uue padja. Proovime ära, kui mugav on, kui hea on. Jah, see on hea padi tegelikult. Siis ma leidsin mingid ilusad kausikesed. Kaks kaussi, siuksed rohekad. Okei, Laurein ei tea, mis värvi need on. Ilmselgelt ei jagamatsu, aga kõige olulisem kommid. Berry flavor. Ja teine pakk komme. Cola flavor. Väga oluline. Kruusike. See on IKEAst. Very beautiful. Eks ole, mina valisin. Lõhnakõilaid, sest neid ei ole kunagi liiga palju. Nõus. Ja see 50 tundi peaks kestma. See kestab meil 2 aastat. Kaktuse jaoks kausike või pott. Lillepott vist, jah? Lillepotike, see sobib väga hästi siia, siis meil on troopika. Very beautiful. Laureinil uus rannakott. See ei ole isegi uus, see on... Polegi rannakotti olnud. Nüüd on väga fancy. Väga ilus, nüüd ma küll igal pool käima saab küll. Millegi jaoks neid on ikka vaja. Nüüd oli 70 senti. Köögiriistad. Jah, ja need ka. Soola ja pipradoos. Külla alus väike. Sa ikka näitad mind või? Jah. Kõige olulisem. Veel lõhnaküünlaid. Õunalõhnalised.
midagi lõhnas vist pahasti. Talle ei sobi suus rannakott. Üldse ei sobi. Nii, siis veel mingid köögistoffi, mingid lapikesed, lõikur, harjake. See on koorija vist. Sellega koorid kurke, kartulit ja igasugu muud üle. Käärid, 2 käärid uued. Veel teeküünlaid. Ja Balti jaamast võtsime vorsti. Üks oli vist põdraama. Põdrajuustu ja teine oli sealiha ja küüslauguga. Ja müüa soovitas neid. Nad pidid väga head olema ja kõik tahavad neid osta, nii et minge sinna, mis selle nimi oli, vorstipood? Vorstiabi Balti jaamas. Ja võib-olla kiire tšekk, mis me Pavlist saime või mis Laureen sai. Särgike, sest et me oleme trenni inimesed ja nüüd mul on trenni särgike. Very beautiful. Eks ole. Selle vallisin mina. Sellega mul siuksed kahetised tunded, aga võib-olla ma käin sellega. See tundub natuke girly, aga samas... Aga Laureen ongi girly. Ja viimane. Pusa. See on Sametist vist. Puma. Jah, millegiga on karvane juba. Aga jah, selline pusakene. Ma ei arvan, et ma üldse sealt midagi saan, aga no, midagi isegi sain. Väga tore. Ongi kõik või? No nüüd on läbi, tehtud. Aga üks asi on veel. Sa võid selle siia tuua. Siis me kohe näitame. Ja see on ka koeraga seotud. Väga kaua otsinud, et koerale saada normaalne pesa. Ja oi. Siuke karvane, sest kassil on ja miks koeral ei ole. See on praegu hästi ära kompressitud, seda praegu ei näe, aga ta on mõnus siuke... Karvane. Mõnus. Talle juba meeldib. Või noh, varsti näitame, kuidas ta sellega rahul on. Talle hakkab veel meeldima. Koer. Uus pesa on heaks kiidetud. Eks ole? Anna pesa siia. Vahepeal on kell kuidagi ruttu õhtusse jõudnud, nagu tavaliselt nende vabade päevadega kipub olema. Ja nüüd ma vaikselt hakkan ennast sättima, sest me lähme täna sõbrannaga üle pika ja natuke suuremale üritusele. Ja selle jaoks tuleb natuke ennast ikkagi lille lüüa. Seega näeme juba varsti, siis kui meik valmis on. No nii. Mu õhtune lukk on lõpuks valmis saanud. Harjumatu on ennast lausa meigiga näha, sest igapäevaselt ma ei viitsi ennast üldse meikida. Üldse. Väga harva on päev ripsmaduši. Ja ma isegi ei tea, mis selleks olema peab, et ma seda teen. Võib-olla lihtsalt mul on sellel päeval rohkem aega hommikul või ma ei tea, mitte et see võtaks kaua aega. Ja siis ma meigin ka ennast rohkem, kui näiteks on mingi pildistamine, sest siis peab ikkagi rohkem vaeva nägema. Või siis, kui Toni tahab mind kuskile fancy'sse restorani viia, siis ma ikka näen ka natuke rohkem vaeva, et parem välja näha. Mitte et muidu ei näeks, aga lisaks sellele. Vot, aga kell on juba nii palju, et peab lippama. Hello! Täna on pühapäev. Õues on nii krõbe, nii külm, aga samas nii mõnus ilm. Ma siin kõnnin vaikselt. Päike on nii ere. Vispan ka puutsi päeva. Läks palju paremaks. Ma kõnnin Pilatesesse ja ühtlasi teen oma samme täis, siis ma täna ei pea enam õue minema, ma loodan. Siis mul on juba nina nii purane. Ma alles jõudsin. Aga me hakkasime eelmine aasta Toniga. See ei ole see, et uus aasta, uus mina, vaid me hakkasime juba eelmine aasta trenni tegema vaikselt kodus. Ja siis ma mõtlesin, et võiks midagi lisaks kodusele trennile veel teha. Ja ma avastasin Pilatese. Ja see on väga mõnus ja väga tore ja mulle väga meeldib. Nii et nüüd ma sean sammud sinnapoole ja mul on mingi 3 tundi aega. Mitte, et ma kella praegu näinud oleks, aga vaatasin tühjalt oma jopet. Aga jah. Tšau!
No nii, ongi Pilateses käidud, jälle on väga värske ja hea olla. Ma olin tubli, ma tegin endale vähemalt 4 korra kaardi, siis ma tean, et ma vähemalt tulen regulaarselt uuesti ja ei hakka skippima midagi. Kuigi tegelikult mul isegi ei olnud plaanis, sest tavaliselt mul on väga harva ma leian endale trenni, mis mulle päriselt meeldib. Ja Pilates on natuke siuke nagu kiirem, et see ei ole, kui keegi arvab, et see on jooga moodi, siis tegelikult nagu ei ole, see on ikkagi natuke kiirem. Ja jooga on rohkem siuke stretching, vähemalt minu arust. Aga ja kui keegi ei tea, siis Rakveres on Idüll-stuudio Pikal tänaval ja seal on väga toredad treenerid, seal saabki võtta Pilatest, joogat ja üldfüüsist. Pilates mulle meeldib sellepärast, et see toetabki naiselikku vormi ja hoiab siukest rühti sirgena või hästi palju keskendud ka hingamisele ja ongi see, et suudad ennast nagu väga fikseerituna hoida ja ei tõmble eriti. Aga noh, algul on ikka siuke, et keha ja käed liiguvad ja ei ole nii stabiilne kui võiks. Aga noh, ajaga läheb paremaks. Ja Instagram on neil, ongi Idüll-stuudio ja Facebook ka. Nii et soovitan, sest mina varem ei teadnud, et Rakveres üldse kuskil Pilates saab. Võib-olla ma liiga olen kinni silmi käinud ja pole asjadega kursis, aga ma olen õnnelik, et ma selle koha leidsin. Nii et kellele huvi pakub, siis visake pilt peale. Meie tore laupäeva hommikuke, kuigi kohe varsti on juba lõuna. Aga me tegime üle 100 aasta kisselli ja seal all on kuskil mannapuder. Ma loodan, et see tuli väga maitsev. Ja hot dogid. See ei ole küll väga hea hommikusöök, aga saame hakkama. Saame hakkama täna. Üks töönädalake on jälle tehtud. Raske töönädal, sest Tõni jäi jälle haigeks. Jaa, sa olid ju haige, mul tuli praegu mõelda. Alles nüüd aastasel pole nädal aega haige olnud jälle. Aga no sa said terveks peaaegu. Sa enam ei, ta tegi mingit täiesti veidraid hääli, mingi ja mingi... See on nagu köha, aga seda ei taha välja tulla. Aga ära siis köhi, kui sa ei oska üldse köhida. Siis pole mõtet üldse köhida. No, niimoodi saab haigusest lahti, et sa lased haigusel minna. Loogiline. Plus me oleme iga õhtu vahtinud Love Islandit peaaegu. Siin mingi viimased paar päeva, mõned päevad. Sest Toni on meil tark inimene ja tõmbas mu läpakasse kõik Love Islandi The Pirate Bay. Kõik, kes teavad. Pirate Bay. Jah, need viimase hooaja 3 vist on see All Stars. Need on need All Starsid, jah. Väga põnev, soovitan vaadata. Draamat saab. Või no me ei vaata ainult draama pärast, mind ikka huvitab, kas keegi kokku ka jääb. See on üldse väga tore. Sind huvitab draama. Nõus. Meil küll eile oli poepäev ära juba. Aga me avastasime, et Mett ei ole kodus ja ilma Meeta ei saa elada, sest teed ei saa juua. Me väga ei tarvita suhkrut. Väga harva kuskile, ma ei tea, ala pannkookide sisse või midagi sellist. Või kui ma ise kurke marineerin. Ja sinna saab ka suhkrut vist ju. Jaa. Aga jah, ega siit ainult ju mesi kaasa ei tulnud selles suhtes. Millegi pärast on siin vastlakuklid. Ja seal, ma isegi ei mäleta, mis seal kotis juba on. Ja samas on hea, me saime pakki ära võtta. Demupakk tuli. Mõtlesime, kas tuleb ära või ei tule ja tuli ära õnneks. No nii, Lauren. Ma ei saa aru, miks sa alati filmid siis, kui ma ei saa rääkida. Aga sa ei peagi rääkima, mina räägin. Ühesõnaga, ma sain nektarine juurde. Oluline. Healthy. Fit life. Banaan. Fit life. Lauren. Aga realiseerimiskeskusest ma sain majoneesi. Hea hinnaga Hellmann's, kõige parem majonees. Et kui tahate soodushinnaga seda suurt purki, siis realiseerimiskeskuses saab. Reinil sai banaan söödud ja nüüd on aeg näidata asju. Peaaegu sai jah. Sokke võtsime realiseerimiskeskusest väga palju. See on millegi pärast must have pood, kus käia. Sest seal vahepeal me leidsime, seal oli Rituals. Ritualsi tooted, kes teavad, on väga kallid tavaliselt, aga seal siiamaani... Ja kvaliteetsed. Ja see ei ole Eesti firma, on ju? Rituals.com peaks olema. Siis ei ole, ühesõnaga võeti üle. Head tooted on ikka. Ja seal on praegu mingi kehakoori ja minu arust oli, on ju? Oli mingi sinine pakend oli. Jah, muidu need on mingi 20 €. Ühe korra me leidsime mingi kreemiga sealt, see ei olnud küll väga hea, aga... Lõhn ei olnud hea, aga kreem oli hea. Ja hea kreem on ilmselt hea, aga võt. Koer tuli ka uudistama. Võib suu lahti lihtsalt. Aga
me käisime mis ma just rääkisin sellest. Jaama tänava. Seal, Cash and Carry's. Jah. Seal olid need mingid juustupulgad, keda huvitab, seal oli 15 senti. Tükk. Sealt vahepeal saab päris hea hinnaga asju. Midagi me võtsime veel. Väga vajalik info, aga kana. See oli ka mingi 3-4 euri ja siin on 2 kilo kana vist. 1,7 jah? Nojah, peaaegu 2 kilo. Andke minna. Me vist otsustasime ikkagi väikse demo hauliga teha, kuigi enamus asjad vist on minu omad siin. Ma tellisin treeni asju, ma treeni mõtned. Käin pilateses ja värki. Homme lähed ka? Ja homme lähen ka. Seal on mingi H&M-i kott ka. Toni ostis mingi... Ma pärast näitan. Okei. Demo on tähtsam. Okei, sul läheb... Üllatus, kotti sees on kotike. Kotti sees on veel midagi. Mis see on? Äkki ongi mingi kleit. Jaa, selle ma vist ka... Okei, ma pean proovima, varsti hakkama, pärast vaatame. Esimene asi. Või teine siis juba. Teine, jah. Telefoni Ei näe hästi, aga... kaamera kaitse vist on sulle nii. Jah, need on minu telefonile. Temuga on alati see, et sa ootad, vaata, mitu nädalat. Ja siis läheb meelest ära, mida sa tellisid. Mingi valge asi, mingi sinu oma niikuinii. Võtame välja äkki. Ühesõnaga, see oli spordisärg ikka. Tundub suht fit. Ma arvan. Tonile ka üks asi, ma ei tea, mis on. Ehk siis meile mõlemale, see on see, mis kaalub neid kohvreid, vaata. Jaa, õigus. Kui lennuki peale lähed. Jah, seda läheb isegi vaja. Mingid trennipantsid. Tagant näevad päris laedud välja, tahaks jalga proovida. Ma lähengi kohe proovima. Kuna meil on toas suht halb valgus praegu, siis ükski asi ei näe seljas normaalne välja, nii et ma seljas ei hakka näitama midagi. Aga neid pükse. Pusle? Mina räägin praegu ju. Mul läks isegi keel selva praegu. Oota, Toni, ma räägin pükstest lõpuni. Püksid on muidu mugavad, aga need on nagu sukkapüksid vahepeal. Need on juba raske jalga saada. No räägi. Pusle? Jaa, see on see Hogwartsi pusle. Ma unustasin ära selle. Kes veel ei tea, siis ma olen paadunud Harry Potteri fänn. No võt, siin on mingi 1000 tükki vist või? Või 500 oli. Nüüd meil on jälle õhtu sisustatud, kui Lava Islandi osasid pole. Mis see on? See on see mingi... See nii halb valgus on jälle. Pooleldi kamin. Võta välja see hüppenöörike. Ma ei tea, kui pikk see on, seda peab katsetama. Ma ilgelt arvasin, et ma hakkan selle kullult hüppama, aga... See peab maha vaatama. Peab või? Ma sellest ei tea midagi. See on piisavalt pikk sulle. Saad hüppata küll siin. Sa tahad, et ma nii pikk või? Ma sulle kuskile näitasin mingi, ma ei tea, kõhu peale peaaegu. Okei, poolde rinda. See peab minu pikkune olema või? Ei, ta peab nagu üle pea sul minema. Aga üle pea küll ei lähe ju. Läheb küll. Okei, no võib-olla. Pärlid. Kivikesed töö juurde. See on pediküüris kasutada. Need on mu lemmikud. Ta on ikka nii obsest seekord, sest Temu pakis. See on tegelikult mulle, aga see fitiks sulle ka ma praegu vaatan. Ma panen endale kohe selge. Oh my god. Lõhud veel õmblused ära, kurat. Seda ma küll hakkan proovima ka jälle. Otsustasime elu natuke lihtsamaks teha ja ühe videoga ära teha need asjad. Püksid. Mulle? Jaa. Suht normaalne materjal tundus ka. No. Laureenile. No need samad püksid. Roosa. Mis roosad? Samasugused. Jaa. Ma su nägu vist ei saa näidata. Oota, ma näen See pole kaugemalt. oluline. Ei ole vist jah. Kõik on su nägu näinud juba. Siuke fit girl. Jaa. Ei Väike. ole mulle. Sa ei ole fit girl või? Ma olen fit girl veel. Ma olen fat girl. See on mulle. Mis see on see? see. Suusa see. Talveleht ja kuna meil on siin külmad ilmad, nii et... Jah. Äkki tuleb suve suvi. Laureeni kleit vist. Sa võtad valepidi seda. See tundub ka päris nice. Joo. Tagant on siuke. Lahtine. Peab proovima. Jällegi. Mitte kõik ei peaks proovima. Aga ma nägin, et siin oli mingi... Siin on mingi plekk ja, aga loodan, et see tuleb maha, kuigi ei tea. Me ei ole väga kindel. Ma jätan halva review'i. Ok. Meil on mingid väiksemad vidinad ka. See pidi minu juures seal on, mis läheb sinna pesumasinasse. Ja see aitab riiete pealt toppe ja karvu korjata, aga vaatame, kas toimub. Siis on mingi... See käib telefoni taha, et kui sa tahad kuskile nagu ala kapi külge panna või seina külge, siis ta peaks hoidma telefoni üleval. Aga eks siis ole näha iminappadega. Siis on Tonile 2 asja. Mis need on? Need on nagu käevõru.
Tegelikult. üks on siuke. Teil lihtsalt bracelet. Ankru oma. On bracelet, see õige sõna või? Jaa, käevõru vist. Ja siis on üks delfiiniga. Issand, millal sa neid üldse valisid, täitsa lõpp? Okei. Või noh, Ja midagi oli. delfiiniga haigala vist. Ja siis on passi hoidja. Meil on nüüd matchivad. Väga tore, väga tore. Ja võib-olla kõige viimaseks, kuna meil on mõlemal loomad ka siis. Neile ka midagi. Skyle kuke fleecevest. Ma juba tahaks näha teda sellega. Oota, ma niikuinii näitan ka teile. Ärge muretsege. Siis on siuke. Ka hästi soe tundub. Tunduvad mõnusad, jah. Ja... Aga talle üldse ei meeldi neid selga panna kunagi. Ja Minnile. Personaalne. Oota. See ei... Näed. Personaalne söögikausike. Mul on nendest lühikarvalistest koertest nii kahju ikka. Mida nad kõike kannatama peavad. Noh, ta isegi ei näe mitte midagi enam ju. No Toni. Ta ei taha. Ta vihkab elu. Nagu ma lubasin, siis koer on riides. Eelmise me panime ka talle selga, aga see oli üsna kitsas, nii et see vist läheb kellelegi teisele. Kui kellelgi on natuke väiksem koer kui Sky, siis andke teada. Natuke ebamugavalt väga. Next oli uus Love Islandi osa. Nii et meie õhtu on jälle sisustatud. Ja liha sai valmis vahepeal. Koos külmakastmega, mis on meie lemmik. Jah. Võt. Ja tehtud teile siis. Hello ja ilusat sõbrapäeva kõigile. Mul oli väga suur plaan eelmine nädal juba see vlog kokku panna, aga kuna siin tulid natuke väiksed tagasilöögid. Haigused ja haiglad ja kõik värgid-särgid. Aga need on kõik väga korras, enam-vähem korras. Me oleme terved. Jaa, enam-vähem korras, ütleme nii, kõik on väga hästi. Mentaalselt me oleme terved, aga füüsiliselt. Vastupidi äkki. No meil on igatepidi. Aga me oleme jõudnud Võsule, ma plaanisin juba tee peal teha seda vlogi, videot. Aga ma ei saanud sellepärast, et see tee lihtsalt mingi kaamera käis terve. Võsu tee on jah hästi siuke. Aga sult kiiresti läheb selles mõttes, see on tore. Mersu. Okei. Aga... Kui sul on Mersu, siis on kõik teed kiired. Sellega me tulime jalutama sõbrapäeva puhul. Ma algul tahtsime sööma minna, aga sööma me ei lähe ikkagi. Sest Lauren on must. Mina ei tea, mis... Ta on dirty girl. Ma ei tea, mis toimub, aga ma suudan ennast kogu aeg kuskilt ära määrida ja mind isegi jääb see närvi. Aga noh, midagi pole teha. Kusjuures, fun fact, ma arvasin, et sõbrapäeva puhul on pigem inimesed kuskil fancy's kohas söömas, aga väga palju inimesi on õues jalutamas looduses. Me praegu ka näeme, et seal eespool on väga palju inimesi jää peal lihtsalt jalutavad ringi. Naudivad. Mis on väga tore tegelikult, sest loodus on väga tore ja mõnus. Keegi sõidab saaniga seal taga. Nii cool, nii cool. Me oleme vahepeal otsapidi jõudnud Käsmu. Me üks nädalavahetus ka käisime siin ja siin oli mega ilus. Me ei jõudnud sinna, seal taga paistab üks saareke. Selle nimi on Kuradisaar. Ja siis me ei läinud sinna. Aga me vaatame, kas me täna lähme või ei lähe. Tahaks küll samas, aga vaatame, kuidas koeral on, sest tal võib külm hakata. Aga siin on ka mega ilus. Ma näitan neid kivisid ka lähemalt, need on nagu väga ilusad. No vaadake, kui ilusad. Kes pole veel käinud, siis soovitan. Nagu väga-väga ilus on siin. Väga külm, aga väga-väga ilus. Täna on nii vastik, siuke jäine tuul ka, aga kannatab ära natuke aega. Siin on mingid huvitavad jäämoodustised, nagu oleks mingi vulkaan pursanud või midagi. Toni, kui sina kukud, siis mina sind küll kinni ei püüa. Sky pani üle lihtsalt. Oh my god, nii libe on siin ka, aga nii lahedad need mingid siuksed moodustised. Ja me jõudsime lõpuks kohale üle kivide ja kändude, nagu siis, kui meie esivanemad kooli läksid. Oli ikka pikk matk. Ja jõudnudki kooli. Jõudnudki kooli. Ma loodan, et siin metsas on midagi lahedat. Mingi söögikoht või midagi. Kindlasti.
siin metsas sees on kuidagi üllatavalt mõnus rahu ja vaikus. Nii tore. Me arvasime, et see saareke on mingi minut aega kõndimist. Aga 8 minti vist juba kõndib. Vist küll ja see nagu petlik on alguses. Nagu tundub, et see on mingi mini väike saar, aga ülipikalt kõndisime. Ja seal on veel mingi saar, aga no sinna me ei lähe, see näeb suht siuke resitud välja. See ei ole meie jaoks. Jah, ühesõnaga me hakkame tagasi vist kõndima. Nii tore, tuli mingi 5 kilomeetrit kokku selle kõndimisega. Üle 5 vist ikka. Jah, veits vist üle isegi. No Võsul me väga palju ei kõndi, me mingi 3 minutit õues lõdud. Ilm hakkas. Seal oli kuidagi tuulisem kui siin praegu. Millegi pärast. Aga mulle meeldib, et meile mõlemale meeldib tatsata alati. Ja me oleme mõlemad siuksed. Jagutust kohtadest. Jaa, siis kui sa ei ole käinud. Aga muidu meeldib niisama ka jalutada ja värki. Mõlemad oleme aktiivsed, see on tore. Stay healthy. Jah. Siis oleks vist probleem, kui ainult üks oleks ja teine oleks nagu okei, eks ma siis tulen. Aga õnneks meil on see balanss, et meile mõlemale meeldib käia väga. Seega, tore! Jõudsime lõpuks koju peale pikka tatsamist. Nii tore on alati. Nii tore on olla väljas, aga kõige parem on alati kodus olla. Kodus on kõige parem. Ja me võtsime pitsakioskist seda kebabi pitsat. See on väga hea, väga maitsev. Tavaliselt me võtame chipotlet, aga nüüd on kebabi oma ka mingi bänger. Mõlemad meeldivad. Jah, siis vaatame veits suusatamist ja siis ma hakkam vlogi lõpuks kokku panema. Aga jah, oli tore siis ja see you next time.